Head televaatajad, Tähetund on jõudnud raadiomaja ette. Siin majas valmistavad noored Eesti muusikud koostöös vanameister Olav Ehalaga ette heategevusürituste seeriat. Läheme ja kaeme, kuidas neil läheb. Kes selle algse mõtteautor oli, et kes mõtles, et teeme Olav Ehala lood? Ma arvan, et see oli Mikk vist. Mikk ja Lauri, nemad kuidagi hakkasid aretama midagi ja siis otsisid variante ja lõpuks leidsidki. Kas arvad, et see on kõige parem kollektiiv selliseid lugusid esitamaks? No, absoluutselt. Muidugi on hea, et me siin täna veel teeme viimaseid lihve. Laupäeval on meil üks proovi, siis esmaspäeval oleme juba Tartus ja teisipäeval juba Pärnus. Ja ma arvan, et see on just äge, et vokaalansambel, ma ise olen ka vokaalansamblis üks liige. Üks 6. Et saan oma neid aldivõimeid ka siis proovile panna, see on väga tore. Meie jaoks oligi see üllatus, et see Päikeseratas ja Kodulauled, need kõik nii toredad lood ja siis, kui sa tegelikult selle noodi lahti lööd ja vaatad, mis seal toimub, milline sigri-migri ja tohutu keemia, siis hetkeks tekkis see, et kas meil seda neid laulda? Ei, tegelikult selles mõttes oli väga mõnus see hasart, et selline keemia ja nii kiires tempos ja tuleme toime, saamegi hakkama. See kontsert on nüüd puhtalt teie lauludega. Miks te arvate, miks just teie repertuaar sinna valiti? No seda peab küsima nüüd nende lauljate käest. See oli nendepoolne idee, sest Lauri Liiv mulle juba pool aastat tagasi umbes vihjas, et neil mingi niisugune salaplaan on ja siis äkitselt ühel päeval olid kohal, et nüüd teeme sellise kontserdi. Miks nad seda, miks nad minu laulud valisid? Väga head laulud on selle pärand. On sul ka oma selline salapärane lemmik Olav Ehala repertuaarist? Üks uuemaid lemmikuid võiks öelda on meie vokaalansambli a cappella laul, Vaikuse laul, mis on täiesti uus lugu ja kui ma seda esimest korda kuulsin, siis see võlus mind väga. Aga vanematest võib-olla minu soolovalik Vaid see on armastus. On väga ilus. Mis üldse arvate, see hea tegevus on suunatud sellele, et noortel on tihtipeale palju traumasid ja tahetakse siis saada seda, tahetakse tasuda ära kõnniroboti selline nii-öelda siis tasu, et arvate, et see on vajalik? Loomulikult see on vajalik, sest arusaadavalt ju riik ei jõua panustada igale poole ja ma usun, et pika peale saadakse sellega ka hakkama, et inimesed mõistavad seda, et kui igaüks natukenegi panustab sinna kas 25 krooni või 100 krooni, siis kokku väikestest summadest tuleb see suur summa ka.